Tere, te vaatate Kaitseliidu 100. aastapeale pühendunud saatesarja 3. saadet. Selles saates me tahaksime teile rääkida sellest, kuidas kaitseliitlased Harju malevast käivad sõduri baasoskuste kursuse raames laskeharjutustel, aga ka sellest, millega Kaitseliidu liikmed tegelevad vabal ajal. Ja aeg-ajalt tegelevad nad täiesti pööraselt kihvtide asjadega. Näiteks valmistavad muusikavideoid. Ja kui muusikavideo üheks osaliseks on veel tuhandete eestlaste lemmik Metsatöll, kes on siinsamas Vabaduse väljakul esinenud veteranirocki ajal ka suurele publikule, siis selle video tulemus võib olla üllatavalt vahva. Sõdurioskuste kursused toimuvad Kaitseliidus uutele liikmetele kõikides malevates. Kaitseliidu sarja esimeses saates näitasime teile põgusalt, kuidas noored kaitseliitlased saavad oma ettevalmistuse Tallinna malevas. Sama toimub üle Kaitseliidu aga kõikides malevates ja nii ka Harju malevas. Sõdurioskuste kursus on Kaitseliidus seesama, mis Kaitseväes sõduri baaskursus ehk kuulus SPK. Kaitseliidus on tema lühendaga SOK ehk lihtsalt SOK. 18. aprillil osales Männiku laskeväljal Harju maleva sõdurioskuste kursuste laskmistel mitukümmend noort kaitseliitlast koos 3 instruktori ja kursuse vastutava vanemaga. Laseme samamoodi siis samades laskeasendist, nagu me tegime seda eelnevalt. Seekord laseme 5x5. Teeme 5 pauku ära, lähme vaatame, kontrollime tulemusi. Samamoodi peavad need olema alfa bravo alas, siis on rahuldav tulemus. Siis tuleme tagasi, laseme ühe korra veel 5 korda. Ehk siis 2 korda lasete siit 5 ja 5. Siis liigume 50 meetri peale. Sama asi põlvelt laskeasendist 25 peale, siis püsti laskeasendist. Kui tekib siis salv, tõrge, see on teie enda mure. Teil on vaja 5 lasku teha sinna sihtmärki. Ei tehke nii, nagu teil on treenitud. Relv ei tohi toetuda maha. Te peate tegema seda kätte toelt. Ja veendute, et te lasete oma sihtmärki. Olete lõpetanud, lasete relva õlast alla. Tõusete püsti. Mina siis annan käsku see relv ohutuks, kui see on vajalik. Kõigepealt tehakse õppusteks korralik maskeering. Näo maastikuvärvidesse maailmine käib õppuste juurde. Moondamine on samuti sõduritarkuste alus. Ideaalne meik. Toob kõige paremad küljed esile. Sõjas, lahinguolukorras valitsevad tohutud pinged ja stressiolukorrad. Tule ajal mõtlemiseks ja oma tegevuse üle juurdlemiseks aega lihtsalt ei ole. Rahu ajal sportlikel võistlustelgi võitmiseks on vaja oma tegevused viia automatismini. Sõjas pole aga mängus kuld, hõbe või pronksmedalid, vaid elud. Seepärast peab sõdur oma füüsist ja relva suutma kogu aeg kontrollida. Kaitseliidus, nagu ka Kaitseväes, on sisse viidud uus laskeharjutuste kord ja käskluste süsteem. Enam iga liigutuse jaoks eraldi korraldust, nagu varasemalt oli, ei anta. On üks komplektne käsklus. Laaja, pane valmis! Laaja, pane valmis! Vabadus laskeasend, tuli vaba! Kui esimene seeria on lastud, minnakse märklaudade juurde lasketulemusi üle vaatama. Ja siin satuvad reporterid segadusse. Aga päris ilus kobad. Kas sa oled varem laskmisega tegelenud? Täna esimest korda lasen relvast. Vau, märkimisväärne. Esimest korda? Jah, täna esimest korda. Ei ole varem relvast lasknud. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Olla osa ühest, olla siis väikene mutter suurest süsteemist, sest iga okas pidi lugema ja mitte ainult siili ajal, vaid ka igal pool mujal. Mida tähendab sinu jaoks see, et Kaitseliit saab sellel aastal 100-aastaseks? See näitab, et Eesti rahvas panustab vabatahtlikkusse ja panustab Eesti riigi heaolusse. Jah, Kaitseliiduga. Teil on 4. nädalavahetus, et kuidas senimaani läinud on?
Väga hästi, ütleme niimoodi, et tähestik hakkab vaikselt selgeks saama, et võib hakata lugemisega tegelema. ja mis õppused veel tulevad peale laskmise ja? Ilmselt tuleb kaardilugemist, PETSAS veel, telkimist, telkide püstitamist, kõike sellist õppuste käigus. Siilile lähen ka, ja kindlasti. Siilile peab minema. Kutse on olemas ja tööandjale on teavitatud, nii et Siilile on minek. Mida sa muidu päriselus teed? Päriselus olen kontoritöötaja. Ehk siis selline täpselt vastupidine sellele, mis ma siin Kaitseliidus teen. Kui lasketulemused on üle vaadatud ja relvade sihikud vajadusel korrigeeritud, minnakse uuele positsioonile. Seekord tulistatakse põlvelt, distants 50 meetrit. Põlvelt laskeasend, tuli vaba. Taas on märklaudade kontroll ning taas reporterite imestamised väga heade tulemuste üle. Keerata ei ole vaja, see on näha. Ühel joonel, üks on karvel lihtsalt. Kontrolli lihtsalt hästi. Ei, muidu on tegelikult hea, et ära midagi, ma ütleks, ära midagi muuda. Oled varem lasknud? Tegelikult täna on teine päev. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Et saaks metsas ringi osta, et saaks iga päeva argielu vähe põnevamaks teha ja kõige tähtsam ehk siis vajadusel kaitsta oma riiki. Ehk siis teisisõnu panid naise eest jooksu nädalavahetuseks? Võib ka nii öelda. Ajateenistus on sul läbitud? Kahjuks ajateenistus jäi vahele. See on ka tegelikult üks põhjus, miks ma siis tulin siia Kaitseliitu, et ikkagi käia see sõjaline asi läbi. Hetkel on käimas 4. nädalavahetus, et kuidas tunne on ja mida olete varem õppinud? Tunne on väga positiivne, ütleme, et suurem osa on olnud teooriatunde ja siis relva nii-öelda ohutustehnikat. Et siis täna on selline esimene niisugune väliõppus nagu. Mida sa muidu päriselus teed? Töötan soojusenergiaalal, ehk siis kaugküte. Tulemus on õppus Siil, et oled ka kutsutud? Jaa, igal juhul, et võtan osa ja ootan huviga. Kas tööandja katab ka sinu palgavahe siis õppuse ajaks? Jah, sellest oli juttu ja tööandja katab kulud. Käimas on 4. nädalavahetus ja toimub laskmine, et mida on tehtud nagu sõdurioskuste kursusel varem? Et siiamaani me oleme võtnud 2 nädalavahetust juba laskeväljaõpet läbi, et kogu see asi koosneb siis 4 nädalavahetusest kokku, neist pool on siis teooria, alates siis relva nii-öelda andmetest kuni lõpetades siis selleni, et ohutustehnika tundmise test sisuliselt. Et nad kõik on siis läbinud juba ühe testi, mis siis ongi test number 1 ja keskendub siis relva ohutu käsitsemisele ja laske nii-öelda asendite selle tehnika tundmisele. Et täna nad, kui nad siia tulevad, nad tegelikult teavad juba kõike, mida teha, aga nad lihtsalt ei ole veel seda praktikas ühtegi korda nii-öelda lahingmoonaga teinud. Et me oleme korraks teinud seda paukmoonaga, lasketiirus läbi proovinud, päästmisharjutusi ja nüüd siin nad siis näitavad, mis nad päriselt oskavad. Kuidas esimene mulje on, et saavad hakkama? Augud on sihtmärgi lehes, et tundub, et saavad hakkama, et siin niisugune oskuste probleemi nagu on vähe. On niisugused asju näiteks, et inimesed on silmad on miinuses või on, nüüd saavad siin teada, et nad ei näegi tegelikult sihtmärki. Ja üks näiteks võitleja käis ka siis silmaarsti juures, muretses oma läätsed ja nüüd näeb väga hästi lasta. Et praegu on üks parimaid siin laskeid ja probleemid on veel selles, et relv ise on raske, nagu see relvasüsteem ja see koormus siin seljas on, et siin on umbes mingi 15 kilo vähemalt on nagu ja käes on see, kaalub täissalvega siis 5,4 kilo, et lihtsalt need siin naisterahvad ei jõua seda relva käes hoida normaalselt. Mis teil edasi veel plaanis on? 6 nädalavahetust on veel ees. Mida me veel teeme, siis järgmine on näiteks topograafia, siis välioskused, neid on hästi palju erinevaid,
täna siin ka näiteks võtsime maskeerimise läbi, homme võtame siis kateloki ja siis piiritusega söögi tegemise, priimusega jah, piirituse priimuse söögi tegemise ja rohkem välioskustest praegu läbi võtta, aga meil on eraldi nagu nädalavahetus selle jaoks, kus me keskendume puhtalt kõik, mis on üksiksõduri teema. Ja veel meditsiin, side, pioneeri teadmised, alates miinivälja rajamisest, seal granaadi ettevalmistamine, granaadi heitmine, lihtsamate pioneeritõkete rajamine ja sisuliselt sellega on kõik, et viimases lõpurännakus siis nad kõik demonstreerivad oma oskusi kõikides siis punktides, mis ma seal üles panen neile ja selle rännakuga ise nad siis demonstreerivad, et nad oskavad kaarti lugeda ja kompassi kasutada sisuliselt. Sina Kaitseväe instruktorina, et kas sina soovitaksid astuda Kaitseliitu? Pigem jah, aga see peab olema läbimõeldud otsus siis selle inimese poolt, et peab arvestama, et see nagu muudab, see peab tahtma seda teha, et see natuke muudab nagu tema elu ja kindlasti annab juurde nagu uusi sõpru ja tutvusi ja aga ta lihtsalt ei tohi ära unustada, et sellega nagu kaasneb ka kohustus siis osaleda nendel õppustel, mis meile planeeritakse või neile planeeritakse siis, et õppuste taga on sisuliselt päris suur staabitöö iga õppuse taga ja palju siis kulutatakse sinna ressurssi rahalist kui ka inimtööjõudu nagu töötunde, et üks nagu nädalavahetus kokku pakkida niimoodi, et ta oleks hästi intensiivne ja huvitav nende kaitseliitlaste jaoks. Et ei tohiks nagu siis lihtsameelselt või kergemeelselt nagu loobuda sellest nädalavahetusest, mis on kokku planeeritud, aga muidugi igalühel on omad põhjused ja tervislikud põhjused ja need ei ole, need on arusaadavad, et kõik ei saa nagu viimse piirini ei saa end ka lükata, et kui on ikkagi tervislik põhjus või mõni muu perekondlik põhjus, siis ei pea tulema siia õppusele. No üldjuhul ikkagi soovitad astuda Kaitseliitu? Ja, et väga huvitav on selles suhtes, et minu kursused on ühesõnaga kõik rahul, nad on väga, väga õnnelikud ja rahul. Järgmine lugu on sellest, kuidas kihvtilt hullud ideed Kaitseliidus alguse saavad. Lugu algab sellest, et Ameerika mängufilmi Transformerite esilinastusel taheti Mustamäe Apollo kino juures näidata rahvale tanke. Ja kuna Kaitseliidu Tallinna maleva teavituspealik Sigrid Hartmann seda organiseeris ja Briti liitlastega koordineeris, siis sõna sõnast, mõtte mõttest tekkis osalejatel idee teha midagi veel põnevamat. Et eelmise aasta siis kevadel, kui üleüldse britid esimest korda nagu Eesti tulid, et läbi Briti saatkonna tuli kohe nendega kontakt ja siis ma olin jõudnud juba sügiseks nendega teha paar sellist suuremat üritust, millega nad väga rahule jäid ja siis minu üllatuseks ühel päeval potsatas mulle meilipostkasti kiri, et teeme ühe road movie, et sõidutame mingit vippi meie tankide ja asjadega ja siis mõte meeldis, saatsin siis pealikule edasi, et kolonelleitnant Välile ja Väli ütles, et küsisin, et kas teeme, Väli ütles, teeme, aga siis, et kuna britid tahtsid mingit missi või asja, et me vaatasime, et see nagu, et ei sobi ja ma pakkusin välja, et aga meil on head sõbrad, et metsatöllust ja võtsin Otsaga ühendust ja andsin kontaktid edasi ja nii see trall algas. 2017. aasta sügisel sai juhuslikult alguse projekt, mis võib üllatada näiteks Eesti levimuusikute ja filmi ning televisiooniringkondi. Kaitseliitlased valmistasid mõne päevaga professionaalsel tasemel muusikavideo. See on võib-olla ka näide sellest, et kuidas Kaitseliit, mis ühendab endas väga erinevaid inimesi, et ühise eesmärgi nimel tehakse teinekord täiesti uskumatud asju. Et tegelikult see saaga hakkas pihta sellest, et siis meie head liitlased, see EFP pataljon, et tema tundis huvi, et kas me võiksime koos teha siis mingisuguse video.
ja noh, nende see algne nagu idee oli selline nagu väga lihtne, et võetakse siis Eesti Miss ja siis Eesti Miss soovitatavalt võib-olla ka näiteks märjast T-särgis, et teda siis liigutatakse siis erinevate transportvahenditega punktist A punkti B. Ja meie ütlesime selle peale, et see Eesti Missi teema, et me isegi ei tea, kes Eesti Miss on, väga vabandust, et see ei ole nagu Eestis nagu mingi teema, et aga järsku teeks midagi lahedat. Ja jälle, et kontaktvõrgustik Kaitseliidus on suur, see on seesama mida siin on nimetatud nüüd nagu turvavaibaks, aga see ongi sotsiaalvõrgustik ka ühelt poolt, et sealt tuli nagu mõte, et aga teeme siis mingi vahva muusikavideo. Just ka jälle sedama, et Eesti Kaitseliit 100 ja liitlased, eks, et selles mõttes jälle, et kui me räägime brittidest, siis brittidega meil on vabadusse ajal ju koos olnud asju teha ja brittidega ju Eesti sõdurid olid ka ju Afganistani sõjas Helmandi provintsis koos. Ja kõigile see mõte meeldis ja siis ühel hetkel ma nagu leidsingi, et ma ei ole enam Tallinna maleva pealik, vaid ma olen ühe muusikavideo produtsent. Ja kõik, mis sellega kaasnes, mis tähendas seda, et pidin hakkama inimesi läbi helistama ja helistasin praegusele Toompea malevkonna siis pealikule Ilmar Raagile, ütlesin, et Ilmar, et aga sa praegu midagi ei tee. Ilmar ütles, et põhimõtteliselt ei tee. Mõtlesin, kuule, mul on sulle suurepärane projekt, et teeks ühe muusikavideo. Toomas Väli, Tallinna maleva pealik, helistas mulle ja kuna me oleme tuttavad juba Tartu Ülikooli aegadest, siis ta ütles, et nüüd on selline asi, et vaja on üks asi ära lavastada. Sest temal on juba inglastega kokku lepitud, et tankid sõidavad ja vaja on, et Kaitseliit oleks seal ka ikkagi pildis. Me saime aru, et Kaitseliidus me ei ole väga põhjalikult läbi mõelnud, mida tähendab ühe filmi tegemine, et see on peaaegu sama keeruline asi kui üks lahinguoperatsioon. Et seda tegelikult ei saa teha niimoodi, et me võtame kaamerad ja läheme kohale ja hakkame filmima. Meie jaoks tähendas see seda, et me nii-öelda paari päevaga panime kokku sellise pundi, mis tavalistele filmidele valmistatakse ette nädalate kui mitte kuudega. Seal oli Balti Filmi- ja Meediakooli üliõpilasi, oli Kaitseliidu peastaabist veel operaatorid ja nii edasi. Ka siis Kaitseväe enda teavitusest oli inimesi, sest idee oli selles, et kuna meil aega on vähe, siis meil peab olema palju kaameraid, sellepärast et me kujutame ette, et esiteks, et need soomukid ja tankid, nad ei hakka väga palju duubleid tegema. Et kui nad korra sõidavad, siis peavad mitme kaameraga olema võetud need erinevad rakursid. Ja teine probleem oli see, et kuna see võtteperiood oli pandud ainult 2 päeva, siis tegelikult meil pidi olema mitu meeskonda, et olla üheaegselt mitmes kohas. Et see oli päris suur logistiline väljakutse. Ma ütleks eelkõige isegi logistiline ja alles seejärel kõik muu, sellepärast et kõik muu oli selline, mille peale poistel läksid silmad särama. Et kui sa saad droonidega lennata, kaatriga sõita, tankid sõidavad, põnev. Toomas Väli võttis meiega ühendust, et oleks hädasti vaja teha üks video Eesti 100. juubeliks. Ja no siin ei saanud muud olla kui nõus olla, et ma ei kujuta ette isegi, et miks oleks pidanud ei ütlema. Ja meil on just selline laul kirjutatud ka, nagu nüüd viimasel plaadil. Ja see sattus nii hästi kokku, sellepärast, et me just oleme tahtnud, et selle laulu mõte ja vägi nagu jõuaks rohkem inimesteni kuidagi ja ei osanud leida väljundit, sest singliks ta millegi pärast ei läinud, kui plaat ilmus ja siis nüüd me kasutasime selle täpselt ära, et vot teemegi hoopis teistsuguse videoansamblide ja siis seda juhtus. Loomulikult meil on kogemus käes juba kaitseväelastega, kui me käisime neile esinemas mitmel kontserdil Afganistanis ja siis, kui me võtsime oma helimeeskonna kaasa, siis no võtsime, ma arvan, Eesti ajaloos esimest korda üldse nii palju tehnikat kaasa. Me ütlesime, me teeme ikkagi korralikud kontserdid korraliku tehnikaga ja nii tehnikahooldajad kõik ütlesid, et kurat, kaitseväelased peaks korraldama kõiki kontserte. Kõik lihtsalt toimis nii hästi ja oli nii kindel ja selline, mida iganes oli vaja ehitada lava, midagi püsti panna, kõik toimis nagu, nii nagu kellavärk.
is the land. Laul meie eestlaste ainukesest kodumaast. Neid pidi ju 4 olema. No Markus läks selle paki järele.
Teie muusika on niisugune suhteliselt karmikõlaline muusika, et kas te meelega teete seda tõsiste meeste jaoks või? Ma arvan, et me ei tee ainult meeste jaoks, ma arvan, et me teeme kõikidele nagu nii naistele kui meestele, noortele, vanadele teeme muusikat. See kuidagi kujunes lihtsalt välja. Üks asi kindlasti see, et nõukogude ajal, kui rockmuusika oli keelatud, siis loomulikult see ju paelus nagu nii väga. Ja tänu Gunnar Krapsile siis tuli hevi pisik sisse ja siis hevile, nagu me mingil määral oleme truuks jäänud ja siis segame seda Lauri Eesti oma rahvapillidega, et meile see kuidagi sobib, on hingelähedane. Selle loo me tegelikult lõime prooviruumis ja see on minu meelest kogu ansambli poolt peaaegu kirjutatud selles mõttes, et esialgu pidin seda laulma mina, aga kuna see häälestus ja helistik oli niisugune madalam, ta sobis. See algas bassimehest pihta, tema tegi sellise keerulise bassikäigu ja Lauri tegi sinna siis need kandle peale ja kirjutas ka sõnad. Minu meelest on see Metsatõllu üks kõige paremate sõnadega laul üldse. Ja siis ma ütlesin ka, et Lauri, vaat nüüd on küll nii, et need sõnad on nii hingest tulnud, et neid laulad sa ise. Ja ta tuligi selline teistsugune laul, siis kus Lauri nagu laulab nagu juhtival kohal ja ma ise arvan seda, et no kuidas laulud ikka sünnivad, midagi oli sees pakitsenud, midagi oli teistmoodi, et tal tõesti see refrään on selline lihtsam ja selline marsilikum, et me polnud varem sellist laulu kirjutanud. Niisiis Kaitseliidus ei ole ainult kandilised relvakandjad, vaid võimalusel tegeletakse ka sõprade seltskonnas muusikaga ja ollakse võimelised tegema isegi professionaalsel tasemel muusikavideoid. Tegelikult mul on tunne, et need inimesed, kellel on ettekujutus kaitseliitlastest kui väga kandilistest inimestest või kas või kaitseväelastest kui väga kandilistest inimestest, ei ole nendega tegelikult kokku puutunud. Võib-olla parim näide on see, et kui umbes 10 aastat tagasi Ameerikas koostati nimekiri 100 kaasaja kõige olulisemast intellektuaalist, siis selle sisse mahtusid paar kindralit. Sellepärast, et tänapäevases mõttes me saame aru, et sõdade tulemusi ei otsustata mitte ainult lahinguväljal. Me oleme ikka mõelnud, et nüüd tuleb samm edasi teha, sest me oleme aru saanud, et Kaitseliit tegelikult on suuteline küll organiseerima ja mobiliseeruma ka taoliseks ürituseks. Ja ma arvan, et veel sel aastal me teeme mingisuguse klipi või klippe veel. Ma muidugi pärast, kui see asi läbi oli, ütlesin, et ma enam ei iialgi. Ja aga pärast ma olen leidnud, et lühivormidega saame hakkama, et nüüd kui järgmiseks midagi ette võtta, et siis võtame mingi mängufilmi ikka, et Jümera jõel või midagi, et Kaitseliit on selleks tõesti võimeline.